Lalalala, mina olen Lotto elukas. Mul on teile üks küsimus, lugupeetud televaatajad. Kas te soovite lotopiletit? Kas te ütlete midagi? Rääkige palun. Kõlava ja selge häälega. Ma ei saa ühestki sõdast aru, kui te vait olete. Kas te tahate lotopiletit? Ma võin ära ka minna. Vali üks vastus. Ja, ei, võib-olla. Kui te kuulete sellist häält, siis selline vastus on oldud. No ikka soovin lotopiletit. Vaatame, mida sa meile täna tõid. Suur tänu sulle, lotoelajas. Ja siin on vist päris palju kraapimist. Head kraapimist, hüvasti. Ohoh, lotoelajas on täitsa pöördes kohe. Kas kuulsite, millist häält lotoelajas täna tegi? No ma ei tea. No igatahes lotoloomake tõi meile 5 väikse atsi kraabitavat lotopiletit. Ja sellise koguse piletitega võib loto kolmapäeva välja kuulutada küll. Pileti tagakülg loe läbi, siin on kirjas mängureeglid, võitude jagunemine ja see, kes seda lotopiletit kraapida tohivad, igaüks nimelt ei tohi. Mina olen teid hoiatanud ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata. No tõesti. Lahti tuleb kraapida kogu mänguväli, leida tuleb 3 ühesugust arvu ja võidad arvule vastava rahasumma. Lihtne. Ja kraapimiseks kasutame täna sellist suurepärast Eesti 5-kroonist münti, mille tagaküljel on näha Kalju panga kujutis ja esiküljel on näha Eesti Vabariigi väike riigivapp. Igal piletil on kirjas üks tore lause. Loeme need ette. Igaüks on oma õnne sepp. Õnn on pime. Õnn naeratab, kui annad võimaluse. Jah. Ja. Alati on õhus võiduvõimalus. Jaa, täiesti nõus. Ja õnneks pole palju vaja. Mina olen täiesti sama meelt. No näed siis, lugesime kõik ette ja nüüd ei muud kui kraapima. Jah, läbiv teema nende piletite juures on õnn ja loomulikult tuleb ära mainida, et tegelikult ei peitu õnn rahas. Või mine sa tea. Läksin mina ühel nädalavahetusel ööklubisse. Noh, et veedaks meeldivalt aega. Võib-olla kohtaks mõnda toredat neidu, sest õnn naeratab, kui annad võimaluse. Kui te mõistate, mida ma öelda tahan, eks ole. Õhtu oli tore, tutvusin ühe kena tütarlapsega. Sai väheke tantsitud ja juttu aetud. Tantsimine tuli päris hästi välja, ent jutuajamine kujunes veelgi huvitavamaks. Alati, kui lähed mõnda kohta, kus tänapäeva noored, nagu mina näiteks, koos käivad, siis kunagi ei tea, mis jututeemad parajasti moes on. Nimelt, tütarlaps, kellega äsja tutvusin, nii muuseas, küsin ma kohe, et kas ma olen ka kuldklient. Endamisi mõtlen siis, et see on küll huvitav vestlusteema tutvuse alguseks, aga mis seal ikka? Kuid mis kliendist jutt käib, vastasin, et ei, ma ei tea, ma ei oska öelda. Mul on küll ühes bensujaamas kliendikaart, aga ma väga ei usu, et seal selline püsikliendi programm kasutusel on. Tema viipab siis peaga ja käega seina poole, et vaadaku mina sinna. No, mida ma näen?
seal jooksis suurelt kiri üle seina. Kui sa kulutad ööklubis vähemalt 10 000 krooni kuus, siis olid meil käibel Eesti kroonid, olgu mainitud, siis oled sa automaatselt kuldklient ja klubis väga lugupeetud isik. Kui ma selle reklaami olin läbi lugenud, sain aru, millest jutt käib. Vastasin, ei tea, kas see on nüüd hea või halb uudis, kuid selline kuldklient ma siin tõesti ei ole. Ja ilmselt minust sellist klienti ei saagi. No siis sai veel väheke tantsitud ja neiuni muuseas küsima jälle, et kas sa oled mingi tegevdirektor? Jälle mõtlen endamisi, milline hea teema. Kuidas mul täna ikka veab nende jututeemadega? No, ma ju ei tulnud ööklubisse selleks, et tööst rääkida. Viisakalt siis küsisin, miks ta nii arvab. Tema vastu, et mul on ülikond seljas, lipp sees. Ju ma mingi tegevdirektor ikka olen. Ma lihtsalt ei taha öelda. Nojah, et igaüks ei käi ju ülikonnaga ööklubis. No ausalt öeldes ei olnud mina sellise asja peale mõelnud. Kuid näiteks koristaja võib peale tööd pintsaku selga panna. See ei tee temast tegevdirektorit. Ja vastupidi, vastasin ma. Küsisin vastu, mis see tegevdirektor nii erilist on, et sellest lausa kaunil laupäeva õhtul rääkima peaks. Tema siis jälle, et tegevdirektorid on tähtsad ja edukad, ühesõnaga edukad. Ja mina paistan selline välja. Tänasin komplimendi eest, kuid seletasin talle. Tegevdirektor on ettevõttes samasugune palgatööline nagu koristaja. Mina neil küll vahet ei tee. Mõlemat on vaja, mõlemad peavad tegema oma tööd. Mõlemad saavad tehtud töö eest palka. Kui üks või teine tööd ei tee, siis kõigepealt teeme arenguvestluse ja kui asjad soovitud suunas ei lähe, siis saab üks või teine kinga. Lihtne. On ju, eks ju? Minu kaaslane pööritas selle peale silmi ja ütles, et ei või olla. Tegevdirektorile ei anna keegi kinga. Nemad on nimelt nii kõvad mehed. Mina vastu, et kuidas ei anna. Ma just natuke aega tagasi ise ühele andsin. Sellele, kes käis mööda ööklubisid ja rääkis kogu aeg, kui palju ta pappi teenib ja kui kõva mees ta on. Ja. Ära aja, kes ma selline olen? Kes sa selline oled? Kes ma olen? Vabandust, aga jutt käib kaunil laupäeva õhtul raha ja positsiooni ümber. No kes ma olen? Hea küll, mul on firma ja ma olen firma omanik. Ma võtan tegevdirektoreid tööle ja lasen lahti, täpselt kuidas vaja on. Vaata, selle peale ta ei tulnud. Nii et ma pigem olen selle poolt, et õnneks pole palju aja. Soovisin tütarlapsele edu edaspidiseks, sest ma sain juba aru, kes tema on. Eks ole, sinagi vist said aru juba. Ja mulle selline ärihuvi ei paku. Võib-olla otsib ta oma unistuste tegevdirektorit tänase päevani. Ma ei tea. Ja mis see minu asi on? Ei olegi. Kes nüüd hoolega on jälginud, siis kogu see kraapimine on valdavalt olnud tühivaev. Igal piletil on kattekihi all peidus 10 arvu, millest 3 peaksid olema ühesugused. Mina ei saa aru, miks on tehtud nii, et 3 arvu on ühesugused. Et juhul, kui need 3 arvu on ühesugused, siis miks on need just need kõige väiksemad? Näiteks ühesed. Ja vahepeal meil jäi üks
ühelt piletilt üks osa kraapimata, et tagavaraks nii-öelda, ja sealt ka ei tulnud midagi huvitavat välja. Nii et see oli siis meie tänane loto kolmapäev ja nii ongi. No nüüd tahab jälle meie lotoelajas sõna. Õnnetleme kõiki võitjaid, eriti neid, kes väikse otsi kraapimisega võitsid 1 euro. Juhei! Lotoloomake on välja pannud eriauhinna ja selle saab mängupööning tubli kraapimistöö eest. Ai, aitäh, see on tõesti ilus. Vimpel, jah. No aitäh. Elagu Eesti spordiloto, võida sport, võidab kultuur, elagu! Käimale päriselt mida! Päästele pitsa! Nii et nägite nüüd, mida veel tahta. Väikse atsiga võitsin euro ja lotoelajas tõi sellise vimpli. Enam paremaks minna ei saa. Kuulmiseni ja nägemiseni.